otsustasin minna Soome, sest mul on nii palju ägedaid kliente, kes seal teevad oma firmasid, teevad ainese arengut, kasvavad. Siis mõtlesin, et läheks nendele külla. Helgil on avatud siin pood, Steven tegi oma firma, Karmol firma laieneb siin ja Heidi toimetab siin. Mul on tavaks ikkagi küllakosti ka kaasa võtta, kui ma külla lähen. Nii me läheme vaatame, mis me siis ka vaatavast leiame. Läheme siis. Alari kahjuks peab ilma olema. Külma. Selleks, kui sa siia kohale jõudsid, olid see ilma ilusaks teinud? Jaa, me tellisime, mõtlesime sõidu ajal võib olla vihm ja siis pärast on jälle ilus, vaata, oli ka täpselt nii. Ma sõitsin ka oli vihma sadas ja mõtlesin, et Karmo Raudselt on ära tellinud. Sa tulid Soome. Nii. Kunagi ammu aega tagasi. Kunagi ammu aega tagasi. Sa teed endiselt torte? Ei, isegi ise endale mitte. Tegelikult sa tulidki ju sellepärast, et Alori oli Soomes. Jah. Vabatahtlikult ei oleks tulnud välja. No, sunniviisiliselt ainult. Ma tegelikult kunagi, öeldakse, et ära kunagi ütle, mitte kunagi ei. See on üks minu nendest, et ma alati mõtlesin, et Soome on see koht, kuhu kohta mina mitte kunagi elama ei lähe. Ühel hetkel siis, kui Alori kogu aeg Soomes tööl käis, sellepärast, et Eestis ei makstud palkasid välja. Mis aasta see oli? 2012 ma tulin Soome, nii et Gert oli, kõige suurem laps oli siis 1,5-aastane ja siis teine laps oli mul kõhus selle. Sa oled ikkagi ka käinud palgatööl? Ja ma olen käinud palgatööl väga palju aastaid. Nii kui minagi. Sa tulid Soome, nüüd sul ei olnud tööd, on ju? Ma läksin ikka palgatööle. Läksid ikka, jah? Ja ma läksin kõigepealt palgatööle. Ma tulin Soome, ma olin rase, siis ma hakkasin neid oma torte tegema, sest kuskilt oli vaja lisaraha saada. Et sellega siis sai tehtud ja kuna mulle see meeldis ka väga, kuni ta siis mind ükskord ära tüütas, sest mulle kuidagi ei meeldi see, et kogu aeg üks sama asja teed. Ja, et siis, kui enam ei tulnud selliseid häid väljakutseid, siis ma eriti ei tahtnud teha, pluss, et me võtsime veel koera ja siis ma mõtlesin, et ma teistele koerakarvadega torti väga pakkuda ei taha. Ja siis ütlesin, et ei, ma ei tee enam torti. Kui väiksem laps läks lasteaeda, siis ma läksin oma nii-öelda vana töö peale tagasi lihtsalt teises riigis. Läksin jälle sinna elektroonikatehasesse, jälle neid asju jootma ja tinutama. Mulle pakuti, et kui sa tahad inglise keeles võime ka rääkida, siis ma ütlesin, et ei, räägin soome keeles ja siis me niimoodi mängisime aliast seal. Tegelikult ma sain päris hästi keele sellega selgeks ja seal pakuti veel koolitust, ehk siis seda ametialast koolitust sinna, et ma võtsin veel selle vastu ja õppisin veel lisa seda kaudu. Aga kus tekkis mõte oma firmal teil? Ma läksin õppima raamatupidamist. Kuna ma teadsin, et me planeerime, et meil siis tulevad uued beebid. Ja siis beebide kõrvalt mina mõtlesin, et ma proovin, kas ma saan kooli sisse raamatupidajaks õppima. Ups, õnnestus. Mõtlesin, okei, käime koolis, et nüüd teeme hästi kiiresti kõik võimalikku ära, et kui palju need lapsed ikka järjest lasteaias on, et ikka võib seal juhtuda, et jääd koju nendega istuma. Ja hea oli, et nii tegin, sest meil tuli see, kuidas see meil oligi, sääsetõrjeviirus. Minule on see nagu positiivne olnud. Mul oli praktika koht, aga see katkes ära, kuna siis kõik vaja. Ja mees tegi firma endale ennem juba ja siis ma seda kaudu otsisin endale siis... Said praktika koha vaja? Ja just, olin oma enda firmas praktikal. Karmo küsib, et mida sa siis müüd ja siis mina kipun ütlema, et mina müün ise ennast. Ja siis Karmo ikka tuletab meelde, et ei, sa müüd tunnet. Kuidas sa minu võrd sattusid? Ma ei mäleta isegi, mis asi see täpselt oli, kust ma sinuga ühendust võtsin. Ma jäin jälgima tema viiruse teemalisi postitusi. Et siis, kui see viirus meil tuli ja siis ma avastasin, et ta teeb palju põnevamaidki asju, kui räägib sellest ühest teatud viirusest. Ehk siis lihtsalt Facebookis tuli vastu ja jäin jälgima. Ja kohe esimese korraga, kui me tegime selle esimese kohtumise, siis ma sain juba väga hea nõuande sinult ja panin kohe töösse. Ja siis ma tulin ju coachingusse. Tegelikkuses ma võtsin nagu mõtlemise aega, et kas ma siis coachinguga liitun, aga eks otsus oli kohe tehtud. Tulid kõigepealt üksinda, siis mees ei tahtnud väga kaasa tulla, ei? No mees arvas, et mis asja sa nüüd siis räägid, et mingi täitsa toitu peast, et mis mõtlemist muutes, millest sa räägid. Ja siis oli muidugi ikka jupp aega pärast tuli veel tagantjärgi, et kas sa oled ikka tagasi teeninud juba selle, et sa sinna läksid. Aga teenisingi tagasi ju. Alori tuli ka nagu sinna gruppi, aga ega ta sel ajal vist
suurt midagi ei õppinud, sellepärast ega ta vist ei uskunud sellesse sellel ajal. Siis tuli paus mingi hetk. Siis tuli paus. Siis te tulite kuidagi alguspunktile või? Ma lihtsalt tegin piletid ära ja ütlesin, et kuule, et lähme. Ja seal muutus kõik, on ju? Jah, et eks ta algul ikka oli skeptiline, aga siis teisel päeval oli ta esimene vist, kes seal oli, kuidas me sinna tagasi saame. Sa tulid tegid väga häid tulemusi kohe, vaata. Jah, nii kaua kui ma tegin. Nii kaua kui sa tegid. Ma alati rõhutan, et nii kaua kui sa teed, asjad töötavad. Jaa, nii ongi. Ma ütlen, et see areng on päriselt seal olemas, et kui Karmo ütleb, et sa 10-kordistad oma tulemusi või isegi 100-kordistad, siis see tegelikult on ka nii, et see nii kaua, kui sa seal teed neid asju, mida Karmo õpetab ja päriselt ka teed kaasa neid asju, siis see nii kaua sul tulemused päriselt ka kasvavad. Ja see ongi väga lihtne sul 100-kordistada asju, sest kui sa, ütleme seal, teed 3-6 kuud ja 10-kordistad ja siis järgmised 3-6 kuud jälle 10-kordistad, siis ongi juba 100-kordne. Et see on tegelikult täiesti võimalik, lihtsalt tee seda, mis õpetatakse. Kõigepealt ma tegin seda, mida Karmo õpetas. Võta ennem tööline ja siis otsi lisakliente. Muidu sul punn ees kohe, nii kui sa tulevad kliendid, sa ei jõua neid teha ja sa pead ära ütlema. See ei ole õige hea lahendus, siis ise räägid, et tahame firmat kasvatada. Ja siis ma võtsingi esialgu, mul oli osaajaline tööline ja siis ma juba leidsin selle täisajaga töölise ka endale ja siis tulid need lisakliendid ka. Selliselt see siis kasvas. Tulemused olidki 3 kuuga oli, sest siis me tegime 1 nädal, 1 peatükk ja 3 kuuga olidki 10-kordseks kasvas. Ma tegin kogu aeg, tegin ju neid õppetükke kaasa, et ma töötasin selle eesmärgiga ja kõigega töötasin enne minapilt sai ära kirjutatud ja kõik need asjad said ikka ükskord sai läbi tehtud ja siis jäi see asi soiku. Ja sealt edasi ma ei kasvanud, kui sa seda minapilti lähed tegema. Et seal kohas õpid hästi palju õpid ise enda kohta. Kuidas sa ennast siis päriselt näed ja kuidas sa siis tegelikkuses tahaksid ennast näha, et see on nagu minu arust hästi äge suke õppetund seal. Ise ennast tunnen ma palju paremini antud hetkel ikkagi, tänu sellele samale coachingule. Aga kui sa võtaksid kokku kogu selle perioodi, mis on olnud nüüd siis esimene periood ja teine periood, mis käib alles ilusasti, siis mis on need kõige suuremad väärtused olnud kogu selles coachingus sinu jaoks? Ise enda tundma õppimine on see kõige suurem väärtus minule. Ma ikkagi võtan selle vastutuse ise, et oma tegemata jätmiste eest ja oma tegemiste eest. Kui keegi nagu tunneb, et on kinni uskil, siis on ju mõistlik küsida kellegi käest abi, sest ma mõtlengi, et kui ma teen trenni, käin jõusaalis ja ma ei näe tulemusi, siis oleks järsku mõistlik võtta mingi personaaltreener omale. Karmo annab mulle ikkagi selle, et ma saan ennast ju paremini tundma õppida ja et ma olen julgem. Et siis annab mulle palju julgust juurde ja julguse taga on tihti paljudel inimestel väga palju kinni ka. Ta on hästi konkreetne. Ta ütleb nagu asjad on ilma ilustamata. Ei ole mingisugust minu näinutamist kuskil, et vaatame, proovime nii, vaid nüüd tuleb nii teha, muidu asi ei muutu. Ta hoiab aina kätt pulsil, aga just see, et kui sa küsid tema käest midagi, siis ta ei hakka sulle kuskilt ümber nurga rääkima, vaid ta ütlebki otse ära, ütleb otse ja omadega, mitte ei ilusta asju. On nagu tore vaadata, kuidas inimestel on arengut toimunud ja väga lühikese ajaga. Aga nad on ise teinud. Kui inimene teeb, siis tulevad ka tulemused. Teadmiste ja tegemiste vahe. Et see on nagu see, mis minule alati nagu mõjub, sest et ma tean, et mul on seal kohal endal kohati väikene plokk ees, et siis on see, et Karmo jälle tuletab meelde, et vahe on vahel, et kas sa ainult tead või sa teed ka.